Palantiri Peter Thiel pole veel ära otsustanud, kas ta soovib, et inimrass jääks ellu, aga Eesti ja NATO ja Reformierakond on valmis pimesilmi teda usaldama sinu kapitali ja sinu andmetega. Kas see on Reformierakond ja Isamaa, kes müüksid oma enda lihase ema vabal turul maha, et natukenegi riigi tootlust tõsta? Pole vahet, kui see tuleb meie looduse, sinu privaatsuse, sinu lapse mentaalse heaolu nimelt või siis töölise tervise nimelt. See on tehnoloogia, mis on siin, et jääda. Ja sellel on võimalus teha minu ja sinu ja teiste inimeste elu palju helgemaks. Meid on müüdud Ameerikale. AI, TI, tehisaru, kutsu seda, kuidas tahad, aga ma tean, et sa oled kõrijaguni kuulnud sellest viimased paar aastat. Aga mis see täpsemalt on ja kuidas see mõjutab meie ühiskonda? Vastuseid sellele küsimusele, eriti meie tänases kiirmeedia ühiskonnas, on mitmesuguseid. Nii et Tsükli toimetus otsustas teieni tuua 2-osalise sarja, et lahata tehisaru hüvesid ja pahesid, et selgitada välja, kes võidab ja kes kaotab uues kommunikatsioonirevolutsioonis. Tänases videos uurime suurt tehisaru, ehk kuidas firmad nagu Palantir loovad tapaaheleid NATO-ga, kuidas valitsused üle maailma kasutavad AI-d, et jälgida, millisel protestil sa käid ja ei käi, ja kuidas ülemaailmne AI hullus paneb kahtluse alla selle, kas me liigume utoopiani või düstoopiani. Sarja teises osas juurdleme väikse AI-ga, mis elab su telefonis erinevate juturobotitena, tekitades tõsiseid muutuseid selles, kuidas me õpime, töötame ja suhtleme. Aga seda videot saate alles näha veidikene hiljem, nii et pange kindlasti subscribe, et ei jääks sellest silma. Aga ärme raiska rohkem aega, sinu Tsükkel. Rääkides AI-st kui suurest ja väiksest võib tekitada natukene segadust, sest lõpuks need on väga sarnased mudelid, mis on ehitatud sarnastele infrastruktuuridele, aga suurim erinevus tuleb kasutusmahust ja sellest integratsioonist andmetega, millele sul on parasjagu kättepääs. Kui minu ja sinu kasutus piirdub individuaalseid käske andes tasuta või 20-eurosele mudelile, siis suurfirmad nagu Meta kasutavad API ligipääsu ja kulutavad sadu miljoneid eurosid selleks. Näiteks, kui me mõtleme sellele, kuidas luureagentuurid võivad kasutada sinu andmeid tehisaruga, siis see ei ole enam individuaalne promptimine, kus me küsime AI-lt, et mis huvitavaid lehti Mihkel külastab. See on tegutsemismusterite otsimine, mida inimsilmi oleks võimalik nägema. Aga meile reklaamitakse igasuguseid hüvesid. Mis need hüved on, mida AI meile toob? Kui me vaatame juba edukaid tehisaru kasutusi, siis jääb silma tervishoid ja teadus, kus tehisaru leiab suurema efektiivsusega murekohti patsientides, olgu see sepsise või vähi tuvastamine või MRI piltide analüüs. Igati positiivne. Säästab elusid ja säästab ka arstide aega, et nad saaksid tegeleda patsientidega, kellel on vähe ägedamad probleemid. Teadlased on ka töötanud välja erinevaid mudeleid, mis ennustavad metsatulekahjude levikut, kliimamuutust üle järgmise sajandi ja ka töötavad välja uusi ravimeid, mis parandavad meie elukvaliteeti. Isegi sõjatööstuses on eetilisi AI-kasutusi, näiteks Ukrainas kasutatakse miiniväljade koristamiseks AI-d, sest see on üle saastatud miinidest Venemaa agressiooni tõttu üle viimase 4 aasta. Positiivseid innovatsioone tuhandeid, ka logistikas, põllumajanduses, humanitaarabi teostamises, kõikjal meie ühiskonnas. See on tehnoloogia, mis on siin, et jääda. Ja sellel on võimalus teha minu ja sinu ja teiste inimeste elu palju helgemaks. Aga mida veel turundatakse, on efektiivsem sõjapidamine, rangem ühiskondlik järelevalve ja AI hüpe, mis lubab Eesti viia jällegi Euroopa 5 rikkama riigi sekka. Kõlab huvitavalt, aga kas sellest võidame mina ja sina? Mis on selle hind? Alustades sõjategevusest, NATO omandus mullu Maven-süsteemi, mis võib-olla olete kohanud juba sotsiaalmeedias, näeb välja nagu arvutimängu graafiline disain, mis lubab muuta tapaahela sekundite küsimuseks, kus on vähem inimeste vahele segamist kui kunagi varem. AI analüüsib satelliidipilte ja muid andmeallikaid, et teha kindlaks vastase kaitsepositsioonid, liikumised ja nõrkused ja seejärel soovitab järgnevaid samme, olgu see omade ümberliigutamine, pealetung või siis Iraanis tüdrukute kooli pommitamine tappes 171 last. Maakeeli on selle protsessi nimi F2T2EA. Kohe tuleb ilusti keelelt, nagu keele pealt, nagu jäääär, nagu pereerakond. Selliseid tehisaru tööriistu on Ameerika kasutanud juba 7 aastat, et viia läbi missioone Jeemenis, Iraagis ja Somaalias. Somaalias oli kusjuures esimene testipunkt, sest et
suur läbikukkumine ei tekitaks maailmalaval erilist kriitikat. Aga nagu ikka, see süsteem on natukene problemaatiline, sest et see on tekkinud tahtest minna kaarega mööda demokraatilistest protsessidest, mis hoidsid tagasi liitlasi Afganistanis. Selle asemel, et olla piiratud rahvusvahelistest seadustest, saavad Trump ja Mark Rutte anda ohjad tehisaru kätte, et see teeks nende eest sõjalisi otsuseid, mis võivad tappa tsivilisatsiooni üle. Inimesed ei vastuta enam sõjakuritegude eest, vaid nad lihtsalt jälgisid seda, mida andmed ütlesid. Ma tean ka üht teist sõjaväge, mis ütles sarnast asja. Me ei ole enam kaugel sellest, et droonid lähevad iseseisvalt Lähis-Ida riike pommitama selleks, et tõsta veidikene tulusid, ilma et peaks kelleltki luba küsima. Kui tuua siin reaalne näide, siis pole vaja kaugemale vaadata kui Ukraina, kus hetkel kasutatakse fiiberoptilisi droone, sest et neid ei saa nagu segada või jämmida. Aga neil on omad probleemid. Näiteks neil on pikk kaabel, mida saab läbi lõigata ja siis nad plahvatavad. Igatahes neil on lühem kasulik distants ja need ei ole väga sobilikud linnalahinguteks. Aga mis siis, kui me näiteks paneme offline tehisaru igasse drooni? Nad saavad ise kohale lennata ja teha otsuse, keda pommitada, aga kes siis vastutab kaasneva hävingu eest? Ja see viibki mind järgmise punktini, kus maailma order on praegu väga ebastabiilne. Kes on õige ütlema, et kes on vaenlane? Viimaste kuude jooksul on Euroopa olnud Ameerika sihikus, alustades Gröönimaaga ja nüüd rääkides sellest, kuidas on vaja NATOst lahkuda. Kuigi Palantir, NATO, Venemaa, USA ja Hiina on väga maied ütlema, kuidas me oleme rahuajastul, siis nad on ise näitamas täpselt vastupidist reaalsust. Samal ajal on NATO alla kirjutanud lepingule, mis lubab Ameerikal meid marionetina mängida. NATO on Maveni süsteemi ostuga suure osa oma juhtimisest üle andnud Ameerikale, mis võimaldab vajadusel USA-l näha NATO andmeid, aga meil mitte nende andmeid. Kui suhted lähevad eriti hapuks, nii-öelda külmaks sõjaks, siis pole vaja olla just geenius, et näha, kuidas Ameerika keerab AI-kraanid kinni. Ma ei mõista, kuidas me olime nii lühinägelikud. Me ei teeks iial sellist diili Hiina või Venemaaga. Meid on müüdud Ameerikale. Aga mis siis, kui valitsus keerab selle tehisaru mitte Bagdaadi või Damaskusesse, vaid Tartu ja Tallinna? Kas me tunneme end piisavalt kindlana oma enda valitsuse käed? Eestis on õnneks privaatsusseadused üpris tõhusad, garanteerides meile, et meid praegu ei jälgita massiliselt, et siis teha sellelt põhinevaid otsuseid. Aga see pole ka kivi raiutud. Alustuseks on Eesti privaatsusindeks kukkunud punkti võrra, hinne langes 6-5, kuna valitsuse invasiivset jälgimist võimaldavad tooted, nende hankimine ja kasutamine ei olnud läbipaistev. Hiljuti käis ka uudistest läbi droonide kasutamine liiklusjärelevalveks Tartus. Kui vaadata näiteid järelevalvest mujal maailmas, siis kerkib pinnale UK, kus valitsus ostab üha rohkem AI-põhiseid näotuvastusbusse, mis sõidavad ringi ja koguvad kallutatud andmeid, et siis märkida inimesi kurjategijaks, kui nad seda pole. Asi on jõudnud nii kaugele, et kasutades seda Iisraeli AI-tarkvara on nad arreteerinud süütud inimesi. Sama teeb ka Ameerika ICE-ga, nii et olgem valvsed. Vaadates Margus Tsahkna ja muude eestlaste Iisraeli kui ka UK lembelisust, ma ei leia, et selline tulevik on Eestis kaugel. Kanna maski järgmisel protestil ja jäta telefon koju, sest kui võim hakkab käest libisema, on esimesed sihtmärgid poliitiliselt aktiivsed inimesed ja kõik need andmed liiguvad ilusti Ameerika firmadele, kes siis teenivad nende pealt tulu. Kasum ongi vist kõige olulisem tegur selles suhtes, sest kui me mõtleme AI peale maailmas, kus ei ole kapitalismi, siis mulle tundub, me ei seisaks ninapidi nende probleemidega. Aga kui Reformierakonna stiilis nagu ikka, lubab kasvatada Eesti majandust poole võrra üle järgmise 10 aasta, siis see peaks aru saama, et midagi on hapu. Kuigi Michal ütleb, et meil tuleb ees raske otsus, et kas me tahame poole rohkem palka saada või poole rohkem aega veeta kalale minnes, siis see otsus on reserveeritud väga väiksele eliitklassile. Mitte sulle, mitte mulle. Poole rohkem palka ja puhkust saavad need, kes toodavad kõige vähem. Mitte arstid, ehitajad, muud töölised, sõdurid. Sest kui üks asi on kindel, on see, et kapitalism nõuab kasvu, piiramatut kasvu. Pole vahet, kui see tuleb meie looduse, sinu privaatsuse, sinu lapse mentaalse heaolu nimelt või siis töölise tervise nimelt. Muidugi ma ei ütle, et me peame pead liiva alla peitma, aga me peame siiralt mõtlema, keda me tahame oma Eesti AI laeva juhtima. Kas see on Reformierakond ja Isamaa, kes müüksid oma enda lihase ema vabal turul maha, et natukenegi riigi tootlust tõsta? Kas see on Eesti.ai nõukogu, mis koosnes ainult keskealistest meestest, kes olid kõik firma juhid,
mis on nüüd siis peale tagasisidet lisanud 2 naist, üks nendest muidugi firma juht, või kas see on USA-st sisse ostetud AI mudel, mis vaikselt voolib riigikogulaste seadusandlusi, olles kallutatud ükskõik kummale poole spektrumit. Reformierakond ajab sulaselgelt udujuttu, kui nad räägivad sellest hoomamatust rahavoolust, mis on kohe-kohe sisse jooksma. See on puhas populism. Zoomides korraks välja Eestist, vaatame, kes neid firmasid juhivad siis. Alex Karp räägib sellest, kuidas ta sooviks fentanüüliga uriini pritsida laiali. Palantiri Peter Thiel pole veel ära otsustanud, kas ta soovib, et inimrass jääks ellu. Human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would, this is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Should the human race survive? Yes. Aga Eesti ja NATO ja Reformierakond on valmis pimesilmi teda usaldama sinu kapitali ja sinu andmetega. Äkki ma oleks hetkeks pidurit, et saada aru, kellega me siin koostööd teeme. Me ei räägi enam rahaneljastest Zuckerbergidest, vaid täiesti teistsugustest loomadest, kes töötavad selleks, et viia meid autokraatlikusse maailmarežiimi, mida juhivad valitud AI-triljonärid, samal ajal kui muu maailm kannatab, nähes välja nagu mingi tseen Matrixist. Olgem kriitilised parempoolsest majanduspoliitikast AI-revolutsioonis ja olgem kriitilised nendest, kes räägivad muinasjutte utoopilisest maailmast, kus keegi ei pea enam tööl käima, sest ajalugu on korduvalt tõestanud vastupidist. Kui võrrelda tootlikkuse ja palgalõhet üle viimaste kümnendite, on pilt siililegi selge. Aitäh, see oli Tsükkel, näeme järgmises.